Nii, tšau kõigile, ehk siis mis täna toimus, eks ju, et siga kõva sessioon, väga kõva, kõik nagu tuli väga hästi välja, kõik nii libedalt, sujuvalt, kõik need hüpped asjad, eks ju, mis ma tegin, eks ju, muidugi suht algelisel tasandil, eks ju, aga tulid välja suht hästi. Kuid lõpuks, kui mõtlen, teen viimased paar tiiru ja nagu lähen tagasi Nukkas, lähen randa ära ja lähen tööle, eks ju, siis juhtus nii, et chicken loop tuli ära, eks ju. Mitte chicken loop, aga see kuradi safety teema, eks ju, lendas ära. Ja, aga ma olin suht sügaval ja põhimõtteliselt lohe pani minema, eks ju, jäi selle liši külge. Ja mis edasi? Hakkasin ujuma, eks, koos lauaga. Millega pärast pähe ei tulnud, oli vaja lohe endale tõmmata ja nagu lohe peale ronida ja sellega nagu randa ajada. Aga hakkasin ujuma. Ujusin ja need minutid tundusid tundidena ja korraks hakkas sisse tulema selline paanikahoov, et nagu saad aru, et nagu ei ole ka palju, eks ju, rand on juba suht ligidal, aga põhja nagu jalgadega ei tunne. Aga selline tunne nagu oled koha peal ja sees hakkas selline tunne nagu mingi paanika sisse tulema. Ma ise saan aru, eks ju, peas mõtleda, kurat paanika seda kindlasti ei tohi, see on nagu õudne, aga nagu püüad ennast nagu maha rahustada, aga see tuleb uuesti, hakkab nagu, ma ei tea, hoogu nagu peale tulema. Siis ma nagu tõmban jällegi kuidagi vaikseks ära, rahulikult ujusin, lasin ka selle liši ära, eks ju, kuna ta natukene tiris mind kuhugi teisse kohta. Et eesmärk oli juba mitte päästa lauda ega lohet, aga lihtsalt ennast, eks ju, et tõmbasin kuidagi moodi nagu randa ära. Jalad kõik väriseid, jõud olid nagu täitsa läinud. Siis ma vaatan, et lohe hakkas tuult alla võtma, eks ju. Panin talle järgi ja sain ta ka kuidagi kätte, eks ju. Lõpuks ma panin tühjaks ja kuidagi moodi panin asjad kokku. Laud jäigi kuhugi sinna Laulasmäele. Ei leidnud teda üles, homme lähen uuesti teda otsima. Aga igal juhul vennad, arvatavasti on vaja osta normaalsed uut lohet ja kõik need poomid asjad. Sellist asja ei juhtuks. Võimalik, et ma läksin kogemata lihtsalt vastu ja tõmbas sisse lahti see. Aga igal juhul tõmbas suht kusiseks session. Jällegi üks parimaid sessioni, mis mul üldse oli, eks ju, mida ma olen sõitnud. Ja üks, ütleme, hirmutavaid ka lisaks sellele, eks ju. 20. november, eks ju. Õudne, eks ju. Lohe surf, näeme siis uuesti jällegi kuskil rannas. Arvatavasti juba päästevestiga. Näeb, kuuleb. Mina Roland siin alustav lohesurfer nagu tavalises ma siis räägin, eks et. Ja täna on 20. november. Ja täna tuleb lund, lörtsi, igast igasugust paska kannab taevast alla. Selline tunne nagu sõidaks kuhugi sõtta. Sellist. Kuna seal on kõik hele valge selja taga, eks ju. Ja ees on jumala pime ja mida kaugem on sinna Laulasmäe poole ma sõidan, seda rohkem hakkab nagu tunned, eks ju, kuidas auto kõigub, eks ju, tuult puhub, eks ju. Ja siis kord tuleb lund, kord tuleb lörtsi ja põnev. Ja muidugi on hommik, eks ju, enamus autosi sõidavad mööda ja arvatavasti linna poole tööle. Mina hoopis sinna, ma lähen tööle peale sõitu. Reedene päev ka lisaks. Aga mis ikka? Näeme. Nii. Tuul puhub päris korralikult, ma olen 12-sega ja tuul kaua. Ei tea. Ma olen üksi
siin. loodan midagi ei juhtu. ai näeb vees juba siis.
vedas ära. Lohe ise pani vehkad. Ma olin suht sügaval, sai uisin nagu oleks koha peal tulnud. Alguses võisin lauda päästa. Lõpuks sain aru, on aeg ennast päästa. Hüppasin kuidagimoodi anda ära. Lohe kõik asjad panin nii kokku, kuidas sai, kuna see hakkas ka metsa minema. Jõudsin, sain kuidagi kätte. Ehk siis õudne. Püüaks nüüd kõik asjad kokku panna, see on nagu väga külm ei hakka. Äkki leian veel laua ennast.